altsöödu puhul ongi tähtis just, et jalad liiguvad nii altsöödu puhul kui ülealtsöödu puhul ja siis, et see pall kukuks kogu aeg nii-öelda otsa ette, et siis et seda proovida või nii-öelda jalad tööle panna, siis on selline, et võtad ülevalt, sööd asendi küll, aga lükkad käed natuke laiemaks, et pall kukub otsa ette. Siis kui on selline hea pehme pall, mida rannavõrkpall on, rannavõrkpallipall, siis on võimalus sellega proovida. Väga hea harjutus jalgade tööks ja kogu keha saab umbes 20-30 kordusega ikka väga soojaks, et sobib täitsa algusest kuni isegi täitsa meesteni välja see harjutus, et kellele soojenduseks, kellele arendav, vastavalt siis oskustele. Kuidas seda asja põnevamaks enda jaoks mõelda või teha, kui paarilist ei ole, eriti siis on üksinda, näiteks loed kordusi, võtad eesmärgiks järjest teha 50, 60 kuni 100 kordust ja et nii palju kui õnnestub ja siis teine asi on veel juurde lisada üks muutuja, et liigud seina ulatuses siis. Et võid veel mõelda endale siia mingid takistusi, et pead üle pingi astuma, kui on võimalus või üle mingi puuoksa või kuskilt leiad mingi takistuse. Ja kui seinas täpsust harjutada, siis on alati hea valida siin seinal mingi konkreetne ala, kui harjutad näiteks servi või söödu täpsust. Et liigud järjest näiteks seinast kaugemale, proovid 10 söötu, siis liigud järjest samm-sammud kaugemale, et nii-öelda väljakutsed endale esitada ja võimalus enda löögi kõrgust ajastada on siis, et viskad endale kas 1 või 2 käega palli õhku ja proovid püüda seda nii kõrgelt kui võimalik. Ja siis tunned, et hüppad õhku ja enne kui sa tunned, et hakkad langema, siis peab olema palju või kinni võtnud, et siis maksimaalse kõrguse pealt. See on hea just noorematel, kes on sellega hädas võib-olla veidikene või kes õpivad alles seda, et siis selline kodune hea harjutamine. Palli võiks siis püüda natukene endast eespool ja kes juba oskab, võib teha sellise täitsa löögiliigutuse, hakkab lööma ja püüab palli niimoodi kinni. Nii, et kõikide nende ülevalt altsöödu harjutuste puhul, et üksinda tehes, kui on teil keegi vend, õde või ema, isa, siis on hea lasta mitte iga kord filmida, aga näiteks esimene kord ja siis mõne aja pärast uuesti filmida, et tihtipeale endale tundub see tehniliselt õige, siis videost isegi on võimalik hästi ennast kõrvalt näha ja saab korrigeerida, et saad ise paremini aru, mis võib-olla võiks teisiti teha ja muuta ja videost on niisama hea ka ennast vaadata ja tihtipeale filmimine kontsentreerib tähelepanu ka, et kes siis filmi peale ikka tahab jätta halbasid sooritusi.